Head televaatajad, tere tulemast vaatama Teler TV ning Bastioni pool korraldatud disainikonkursis suurt finaalshowd. Täna siin restoran Lounge muuseumis astuvad üles 4 disainikonkursi finalisti. Kes neist selle konkursi võidab, selgub tänases saates. Jääge kindlasti meiega. Teler TV ja Bastioni poolt korraldatud disainerikonkursile laekus pea 150 sooviavaldust. Sellest suurest hulgast moehuvilistest valis žürii välja 30 kandidaati, kes kutsuti saate castingule, et selgitada välja, kes on neist need 10 finalisti, kes järgmistes Teler TV saadetes hakkavad omavahel mõõtu võtma. Kõik finalistid peavad saatesse täitma erinevaid moe ja loominguga seotud ülesandeid. Nende tulemusi hindab karm ja professionaalne žürii. Vastavalt žürii hinnangule peavad kandidaadid järk-järgult saatest lahkuma, kuni selgub võitja. Võitja auhinnaks on Bastioni laojääkide ümber disainimine, mille müügist saadud kasumi saab ta täielikult endale. Enne restoran Lounge muuseumis toimuvad finaalshowd kogunesid meie 4 disaineri kandidaati Bastioni tootmishoonesse, et oma modellid ja kollektsioonid korralikult ette valmistada. Kuigi 4 moedisainerit, kes täna viimast korda võistlustulle astuvad, on läbi Teler TV saadete juba vaatajatele kaasaelajatele tuttavaks saanud, andsime neile siiski võimaluse endast veel kord rääkida. Olen Sarrane, 3. kursuse kokaõpilane, tegelen vabal ajal moega, teen kunsti, proovin ennast võimalikult paljudes suundes arendada, kuidas parasjagu võimalik on. Ja nüüd ma sattusin siia Bastioni taaskasutusvõistlusse. Täiesti ootamatult ja täiesti niimoodi, et ma tahaks teha midagi militaristlikku, sellist ülepingutatud, steriilset ja natuke ehmatavat, hirmutavat, midagi sellist. Taavi šokeeris žüriid juba algusest peale oma julgete ja ootamatute lahendustega. Tema originaalne joon tõi talle ka esimese töö. Taavi sai kujundada kõik Bastioni poodide vaateaknad. Võita tahaks ma kindlasti, aga iseasi, kui hästi mul läheb, sest see on konkurents päris karm siiski. Ma olen Anton Toomare, ma tulen siin Tallinnast ja tegelen reklaamidesega ja siis sattusin siia konkursile. Ka proovima oma moedisaini. Kas see, et sina oled poiss ja nii palju tüdrukuid on, kas on täna sinu trump või tegelikult mood ei küsi sugu? Ma ei tea, see on nagu veider natukene, ma olen üksi nagu, tegelikult üks teine poiss on ka siin. Et meid on nii vähe, et mehed eriti ei tunne huvi selle vastu. Ja ometigi nagu maailmapildis on just mehed ju need, kes määravad, mis meil siin kõigil täna seljas on. Jah, just. Antoni puhul on huvitav see, et tegu on arvutigraafikuga, kes varem ei olnud moe loomise ja õmblemisega kunagi kokku puutunud. Tema töökus ja hea maitse aitasid taga finaali. Ma joonistan hästi palju ja põhimõtteliselt vaatan filme, väga meeldivad filmid. Mis sa arvad, kes täna võidab? Kui mitte mina, siis ma loodan, et Kärt võidab. Ta on nagu hea tüdruk, nagu Kärt ka. Mina olen Kärt Vanamp, tulen Tartust, olen 23-aastane, õpin praegu Tartu kõrgemas kunstikoolis tekstiiliosakonnas 3. kursusel. Ja peale moe mulle meeldib muusikat kuulata. Mis sa tegid ja mis sul ennem oli? Mul olid sinised, püksid, sirgelõikelised, 34 numbrid, nad ei läinud isegi pealga. Ja siis ma värvisin mustaks. Kärt on olnud meie finalistidest kõige vastuolulisem ja tema tööde juures on žürii kõige suuremaid vaidlusi maha pidanud. Kärdi looming kas meeldib täiega või siis üldse mitte. Aga just selline silmajäämine ongi põhjuseks, miks Kärt finaalis on. Mis sa arvad, kes täna võidab? Issand, ei tea. Aga see võiksin mina olla. Aga mis sa arvad, mis hakkab edasi saama, kui sina võidaksidki? Kõigepealt tuleb õhtune pidu ja siis väga palju tööd. Olen Kati, tulen Tallinnas, olen 26-aastane. Vabal ajal tantsin ja kasvatan lapsi.
mis sa arvad, kes täna võidab? see on hästi raske, sest me oleme kõik 4 nii erinevad ja ma arvan, et žüriil on väga raske. Tahad sa tänast võitu väga? Loomulikult. Kui ma ei tahaks, siis ma ei oleks siin. Tegelikult saab tunni aega hakkama, aga lihtsalt mul tuli närv sisse. Mul oli pea tühi, et üritasin midagi välja mõelda. Kas sa siin niimoodi ringi vaadates oma konkurentide spionaaži tegid, töid, nägid, kuidas sa hindad enda? Ma ei jõudnud ja õnneks võib-olla. No mis sa arvad, mis saab, kui sa täna võidad? Ma saan õnnelikuks. Lisaks õnnelikkusele, mis see sulle annab? Kindlasti kogemust. Kindlasti saaks oma kätt proovida, näidata oma disaine siis nendele inimestele, kes on kogenud sellel alal ja saavad siis mulle nõu anda. Kati jäi silma oma korrektsuse ja ühtlase kvaliteediga, mida ta suutis pakkuda saatest saatesse. Tema kõikumatu käekiri ja stiilitunnetus on just nendeks põhjusteks, miks Kati täna siin finaalis on. Pildi pealt on näha. Valgete tepingutega, ma kaotasin valged tepingud ära, hõbeneedid värvisin üle ja siis need on võetud püksisäärtest. Siia ma tegin niukse pop. Siia õmbuste vahele panin need leopard ja siis need on püksisääred ja need on püksisääred. Ja siis väikse lisakanga panin, et ei jätkunud. Tead, minu arust on hästi korrektselt tehtud kõigepealt, et mulle meeldib see, et nagu kõik on nii puhas. Kohale oli tulnud ka eelmises saates välja langenud Kristi. Tema ei olnud siin jokkerina, vaid hoopis meikijana, mis on muul ajal tema põhitöö. No Kristi, sina kahjuks meie finaalshowle täna ei pääse, aga kuidas sa täna oled siia sattunud modellidele meiki tegema? Sellepärast, et Triin kutsus, et ühesõnaga, et nüüd kui see lõppshow on, et kas siis ma teeksin neile seda au ja ma tuleks meiki tegema. Et siis oleks nagu eriti lahe, kuna ma ise osalesin siin saates. Et siis nagu see, sest tegelikult ma tegelen nagu meikimisega, nagu see on mul praegu nagu selline põhitöö. On sul täna hea meel siin olla? Mõnes mõttes on hästi tore, et ma nüüd näen, et kuna need osalised on ikkagi saanud endale ka lähedaseks, et siis on nii tore näha neid, et kuidas nende nüüd show läheb, et kõik see olla nii-öelda asjas sees. Aga samas on hästi kahju, et ma ise ei saanud nüüd nagu oma selle riietega siin olla, et aga jah, et on nii hea, kui natuke kurb meel. Osad modellid, keda meie finalistid olid endale appi palunud, olid tuttavad juba Teler TV ja Baltic Modelsi poolt korraldatud modellikonkursilt Suvemodell 2009. Sina ju osalesid, Mirjam, meie Suvemodell 2009 konkursil ja olid ka üks võitja. Mis sind täna siia hoopis tõi? Tõi meil, et kutsutakse sinna või et küsiti, et kas tahate osaleda ja siis ütlesin, et jaa, et sooviks küll ja siis tulin pärast meil, et mis kuupäev, mis kell. Mis üldse on saanud peale seda, kui sa võitsid? Sõlmisin lepingu Baltic Modelsiga, siis käisin pildistamas selle nagu buki jaoks. Kas sa oled jälginud meie saateid? Jah. On sul ka välja kujunenud oma lemmik meie finalistidest? Jah. Ja kes ta on? Kati. Ja kelle modell sina täna oled? Kati. No siis sul on ju väga vedanud. Jah. Aga palju edu sulle ja sära siis õhtul. Aitäh.